Tere mehed! Täna ma tahaksin rääkida kellapommist, mis on kõigile meile pähe programmeeritud. Meie peas elab kellapomm, mis tuletab ennast kogu aeg meile meelde. Ja kusagil alates 50. eluaastast aina tihedamini. Iga kord, kui tuleb sünnipäev, tuletatakse sulle jälle meelde, kui vana sa juba oled. Ja see kellapomm lõpeb teatavasti surmaga. Ehk meie peas tiksub kell, mis tuletab kogu aeg meelde, et meil on varsti aeg siit ära minna. Ja koos meie uskumuste süsteemiga, mis on meile siin kaasa antud, et ega sa kauem kui 80 aastat vaevalt, et elad. Ja kui eladki, siis no mis elu see on. Et siis me juba varakult hakkame nii-öelda asju pakkima. Siis minul on selline ettepanek, et see kellapomm tuleb endal peas deaktiveerida. Ja selleks on vaja läbi teha surmarituaal. Mina tegin enda surmarituaali läbi juba 5,5 aastat tagasi Volga jõe ääres Venemaal, kus mind maeti maa alla ja oli võimalus kas minna teise ilma või tulla tagasi. Ja ma mäletan, et see oli nagu nii võimas kogemus minu jaoks, et mul oligi selline tunne, et siia ma suren, see ongi minu lõpp. Ja kui ma olin seal maa sisse juba maetud, siis ei olnud enam palju vaja näha. Et keha oli juba nagu maa all. Ja siis minust ärkas selline tohutu sisemine elutahe. Ja ma kaevasin ennast sealt hauast ise välja ja ronisin sinna jõkke, sinna Volga jõkke. Ja sealt juba inimesed ootasid mind ja võtsid mind vastu nagu, umbes nagu sünnitusel. Et minu jaoks oli see tugev uuesti sünni kogemus. Ja pärast ma sain veel Aasias omale vaimse nime ja hakkasin seda koos nime saamisega seda sünnipäeva tähistama. Ja tänaseks ongi mul juba vanust 5,5 aastat, ehk ma olen 5-aastane. Sellest ajast peale ma olen märganud, kuidas minu kontakt selliste väikeste 3-aastaste ja 2-aastaste lastega on nüüd juba ka 5-aastaste lastega on nagu tekkinud, et nad nagu tunnevad mind ära ja meie suhtlemine on selline hästi vahetu. Ja paljuski veel on see nii-öelda minu uus kalender, minu uus iga mulle kenasti tunda andnud. Ja nüüd mina tuletan endale kogu aeg meelde oma uut vanust, minu uuest sünnist peale ja sellega ma hoian ennast ka nendest eaga kaasnevatest programmidest. Ja juba tuleval kevadel ma korraldan meestele laagrit Suremise kunst, kus me käime need teemad läbi, vaatleme sügavalt seda surmahirmu ja laseme lahti nendest segavatest programmidest ning deaktiveerime ka sinu kellapommi. Nii et kohtumiseni kevadel Suremise kunst laagris ainult meestele.